väga palju ajaloolist infot, aga mis jäi nagu vajaka, on see, et mis need globaalsed trendid on, kui me räägime rasketööstusest või masinaehitusest. Ja paraku võtmata sõna antud sektori teemal hetkel, aga osad sektorid peavad mujale liikuma või hääbuma. Et me ei saa nagu lõpmatuseni kinni hoida mingitest valdkondadest. See on nagu üks minu mõte. Et see trend on nagu materjali mahuka tootmise suunal, oli niisugune väide, ja ma arvan, et seal on kaks poolt, mõlemad on tööjõuga seotud suuresti, üks on insenerid, keda on Eestis vähe, keda on väga raske ka välismaalt sisse tuua, jättes isegi palgateema kõrvale. Eriti kui veel väljaspoolt Euroopa Liitu vaja kedagi. Ja teine pool, kus ma julgeks väita, on müügiinimesed, tegevjuhid, kes võib-olla ei suuda müüa piisavalt kallilt seda tootearendusteenust siis. Ja see nii-öelda madal müügihind ei võimalda ka inseneridel ju palka maksta lõpuks. Ega valdav osa ideid vist ei realiseeru, kuna see 8%, 9% seal oli suurt vahet. Ja ma arvan, et tihti on ajastusprobleemiks. Üsna tihti ei ole analüüsitud kõiki tarneahela osapoolte vajadusi, tegelikke vajadusi, mida võib-olla ka välja ei öelda, ja jällegi see müügitöö. Ja kas see klastri ja infra, see klastri analüüs ja uuring, ja see peaks niikuinii olema masinatööstusliidu ülesanne. Et selles suhtes nagu tekkis väike küsimus, et miks see siis tegemata on. Võib-olla mõnikad mõtted enne, kui paar küsimust mul on, et koostöö disaineritega, ma arvan, peaks olema väga koledat asja, ükskõik kui on keegi taha osta niikuinii. Samuti, kas tootjad ei võiks seda inseneri tööd ka nagu teenusena pakkuda välja, mitte selle asemel, et tünne ja mis iganes seadmeid müüa, aga ka inseneri tööd. Arenguhüpe oli üks väide, aga kuidas seda mõõta? Et on üks väide, et kõik, mis saab mõõdetud, saab ka tehtud. Kui seda ei saa mõõta, siis seda tõenäoliselt väga ei saavuta. Ja suht realistlikult mõelda TTÜ ja Masinatööstusliidu niisugusele koostööle, et seal on väga suur oht, et akadeemikud ja ärimehed, insenerid räägivad natuke mööda üksteisest. Aitäh!